teise päeva hommikul teadis juba Feodor, mis muudatus oli sündinud väljas suurilmas. Suur jõuk relvis rahvast rühkis saare küljest torni varjavate kaitsevallide poole, kuna mere küljest pööras tema poole sõjalaev oma 3 reas kahurite kurgud. Aga laev on ju kaugel, lähemale ta ei või tulla ja kodanikest sõjavägi ei võitle tõsiselt. Kuni sinnamaani jõuab järg, enne vana lohutava kombe järele kutsuvad piirajad vallatava väe sõjata allaandele. Asunapuhu ja käskjala kannul tuleb superintendent, kui rahu eelab postel. Kutsutakse välja torni elanikud, et võtku sõna. Feodor saadab neile vastu kõige vanema mereröövli, kes majavanemat mängib, selle kurdi. Räägitakse talle kõrva ilusaid sõnu. Ka majavanem on petis petiste keskel. See mõistab hästi rahusaadiku üleskutset. Kõikidel on vaba äraminek ja karistamatu elu. Iga mees võib ära viia torni kokku kuhjatud varadest nii palju, kui tema õlad jaksavad kanda. Ainult antagu välja elusalt torni isand karistatava õiguse kätesse. Tagasi pöörnud kantsivanem enne sosistas kõrva vahtipidavale seltsimehele üleskutse sisu. Nii sai see teatavaks suust suhu kõigile. Kui siis torni isand astus nende keskele, piirasid need ta ümber, kuulasid tähelepanelikult. Seltsimehed, sõnas Feodor. Käes on proovipäev, mil maailmale näitame, mis väärib 40 säärast poissi nagu teie, keset kantsi ja kaljurahnusid. Meil on 12 kahurit, laskemoona päratu hulk, toidupoolist jätkub maailma lõpuni. Siin, sellel pikal kaljukeelel pühime selle, kes meile julgeb ligineda nagu sipelga. Kes tuleb mere poolt, selle laseme merepõhja. Ja kui meid viimaks tahetakse kägistada sulus, laseme õhku endid ühes vaenlasega. Sealgi jääme ühte kokku ja siis, kas nemad viivad meid oma paradiisi. Meie viime neid enestega oma kuulsusrikkasse põrguriiki. Üles, tulele, mõõgale, minu sõbrad. Teinekord võttis vastu sellase kõne suur hurraahüüe. Nüüd ainult kärsutasid suid viimased sangarid. Astus ette küüraks selg. Kuulsin sinu ilusat kõnet, herra patroon, sest ma nagu ei ole nüüd enam kurt ja ütleksin seepeale, et see on õige kena usk, mida sa meile oled õpetanud. Mis mulle on hea, mis teisele halb, pole halb. Ustavus on voorus ja sellepärast ei ole ta põrgu poegade jaoks. Meile on lubatud vabadus ning terve selja korvi täis varandust iga pea kohta. See on meile hea, nõnda siis hea. Kui anname sinu välja elavalt, sind raiutakse 4. See on sulle halb. Nii siis ei ole halb. Kui meie ei jää sulle ustavaks, siis meeldime täielikult kuradile. Seepärast meie pigemini anname välja sinu, kui et ühes sinuga õhku lendaksime. Ümberringi hakkasid kõik valjusti naerma. Ka Feodor ise hirvitas kaasa. See oli ju tema enese õpu ülistus. Mis mulle hea, on hea. Mis teisele halb, pole halb. Oli väga temast õppust võtnud. Aga seegipärast te ei saa veel mitte midagi. Enne, kui said temasse puutuda, tõmbas pistoli ja ainsa pauguga lömistas oma pea. Aleksander ja Paul läksid tagasi omale maale ning jaotasid rahus isa varanduse. Hiiu torn aga seisab nüüdki veel seal kaljukitsustiku eelkünkal ning annab peavarju kaadruile ja merikullidele.